tere hommikust ja tahan sinuga jagada sellist mõttekäiku. Kuna üks mõte on jäänud korduma, siis tavaliselt on see selline viide sellele, et ma peaksin seda suurema ringiga jagama. See tähendab seda, et see on universaalne teema, et see ei ole mingi minu teema, vaid seda on praegu kellelgi vaja. Ja nimelt mul on hetkel väga palju nagu teemasid käsil, küll kolimine, koolid, tööd, tegemised. Ja nii tore, et kevad on alanud, see on väga meeldiv. Aga kevadega on kaasnenud ka see, et lume alt tuleb igasugust kraami piilub välja, eks ju, ja küll tutimütsid, küll kindad, aga sellel aastal olen ma siis midagi väga spetsiifilist märganud teel siin keset kesklinna Sossimäest üles Sikupilli keskuse poole, Prisma poole ja seal, just sealt Sossimäel, just seal peal või seal ääres on väga kummaline leid on või niimoodi nagu avastus olnud, et ma kohe ka täpsustan, miks see kummaline on või et miks see marginaalne on, miks see märgiline on, miks see sümboolne minu jaoks on. Et minu jaoks sõnumi toojaks, et ma saaksin läbi selle teile edastada midagi. Nimelt see algab juba seal trammipeatuse, Lubja trammipeatuse või mis, Lubja vist, trammupeatuse juures niisugused nagu väiksed punased, bordeaux-punase lõngakerajupid. Ja kui sa lähed nagu Sossimäelt ülesse poole, seal on nagu pool lõngakera on seal puntras, niimoodi nagu lume alt on näha, et lume alt on sulanud. Ja sassis seal ja küll on väiksed tükid ja ribad ja nii edasi. Spetsiifiline sõnum. Aga minule kohe hakkas sellega seostuma, mina isiklikult olen tegelikult proovinud küll üks kord seda süsteemi, nagu väga paljud teevad, et väljendada oma spirituaalsust. Nimelt käe ümber siis pannud sellised punased paelad või lõngad, samamoodi lõngadeks, sõlminud ja nii edasi, et see on siis nagu kaitse, see on hea õnn, see on kaitse kurja silma vastu ja nii edasi. Ja tavaliselt on see seotud sellega, kui kellelgi on mingi karmaatiline side olnud või midagi. Ja ta pole sellest üle saanud. Ma olen seda kord proovinud, kuid mina isiklikult usun. Mina usun seda, et igaüks peaks uskuma seda, mis talle annab hingerahu. See on õige asi, kui see tekitab sinule hingerahu, kui see annab sulle lootust, kindlust, head tunnet ja motivatsiooni edasi liikuda. Ja et sa tunned ennast turvaliselt, kaitstud, mugavalt, siis see on sinu jaoks õige asi. Aga mida mina avastasin on see, arvatavasti sellepärast, et ma olen väga fokusseeritud sellele, et mul ei ole, et ma võin kasutada abivahendeid, aga mingi aeg ma loobun nendest. Ja siis ma vahel kasutan neid, mitte täiesti ei loobu ega hülga ega lõika ära oma elust, vaid lihtsalt ma hakkan ennast rohkem usaldama, just nagu rattasõiduga, kui me hakkame seda tasakaalu leidma, et hakkan rohkem nagu usaldama. Mitte, et kui ma nüüd kaarti kasutan või mingit tööriista kasutan, et siis ma tunnen ebakindlust. Ei, see on pigem selline nagu boonuseks, selline nagu mänguline, sümboolne lisa, visuaalne lisa, aga ma ei ole sellest sõltuv. Ma ei vaja seda, et ma saan ka ilma, aga lihtsalt see on selline ilu osa, sümboolne osa. Ja samamoodi ma arvan, et ka paljudel on see punase lõnga käepaela süsteem, mis siis on siis kaitseks, spirituaalsuse väljenduseks, õnne toovaks elemendiks. Kohe jõuan siin. Aga mina olen seda meelt, et tasub
et tegelikult sellised kaitsed, karmaatilised sidemed, hea õnn, see on tegelikult loodud tavaliselt eeskätt ikkagi taotlusega, sinu enda sisemise väega, taotlusega, tundega, sõnadega, mõtetega ja tegudega sinna suunda liikuma või ära liikuma mõnikord, kui on seltskond selline, kus võib-olla sa ei tunne ennast hästi. Et vahel me ei vajagi elemente, vaid looduselemente küll siiski, aga ma mõtlen tööriistasid või materiaalseid asju, et midagi ära muuta ja seda ära muuta jäävalt. Tuleb iga hea asjaga, ka vitamiiniga, on see lugu, et kui sa jääd, et sul on vaja ka lahti lasta mõnikord või mitte üle tarbida, sest see võib rohkem teha isegi liiga, kui seda teha. Aga kui sa energiaga usud, hoiad energiat puhtalt, siis sa tegelikult ei vajagi mingeid tööriista. Su usaldus on nii suur lihtsalt. Su koostöö universumiga on nii suur lihtsalt. Ja mul on täielikult padjanägu algu, aga selle lõngakera juurde, see oli sõnumi toojaks teile, et öelda, et te võiksite ka rohkem iseennast usaldada. Ja tegelikult mina seda olen teinud. Ma olen seda ükskord seda käepaela asja teinud. Ma lihtsalt tundsin huvi, miks kõik seda teevad. Kunagi ammu oli see, aastaid tagasi. Aga ma olen sellest täiesti loobunud, sest tegelikult ma sain aru, et see on nagu lisa, aga see ei otsusta või mina ise nagu minu enda sees või minu väli või minu tahe või minu sõna või minu mõte kaitseb mind ja loob minu õnne. Ja just nagu need kaardidki, nad on sümbolid. Samamoodi on see käepael, nad on sümbolid. Et me ise paneme nendele mingi väärtuse või mingi selle, aga sama hästi me võime seda teha ka oma infoväljas, auraväljas. Ja oleme kaitstud ja hoitud. Hea, kui seda sinna peale raputada ka korralikult usalduse tunnet ja usku iseendasse ja asjaoludesse. Tihtilugu teevad seda võib-olla, kellel on usaldusega probleeme. Usaldusega probleeme võib-olla isa teema ja universumisse siis. Aga kui sa sellest pähklist läbi ammustad ja ennast treenid, siis sa oled tervendanud selle mustri ja sa tegelikult ei vajagi ühtegi paelakest ega kaardikest ega muud talismani. Sest kõik saab alguse energiast. Ja see toob sulle õnne. Täna on ka 13 reede, väga teemasse sõnum tuleb. Et usu iseenda väesse. Ja kui me räägime siin mingitest, mõned räägivad, et needusest või nii, et siis nagu kantakse võib-olla ka seda. Ma ei oska öelda, ma ei ole liiga palju süvenenud sellesse punase lõnga teemasse, aga mu point on see, et vahel on vaja ka visata varna need asjad. Ja usaldada tundmatust, usaldada iseennast, korrastada oma energeetikat. Ja tea seda, mina isiklikult arvan, et sellist asja nagu äraneedmine ei ole, sellepärast, et suguvõsas kõik tegelased sinu suguvõsas ehk enne sind, minu teooria või minu arusaam, minu kinnitused kanalduse teel, kusjuures väga palju kinnitusi olen saanud. Ja see tundub uskumatuna, aga ma olen reaalselt saanud kinnitusi ja taipamisi ja ka väga palju karmat ära lahustanud oma elus läbi elude, sellega, et ma mõistan, et kõik need eelnevad tegelased seal minu suguvõsas, need olen olnud minu kogemused eelmistes eludes. See on minu kui terviku süsteem kunagi olnud ja mina, kes ma praegu olen see tuleviku mina olen see arenenud või kuidas öelda, õppinud ära, loodetavasti ära õppinud need karmaõppetunnid. Mõnikord ka on veel vaja siiruviiruliselt midagi veel lihvida loomulikult, meil kõigil.
Aga mu mõte on see, et kui sa saadad kellegile seda mingit mürginoole, siis tegelikult see on saab olema su enda õppetund. See pöördub bumerangina tagasi ja seda enam veevala ajastus on karma instantiivne. Ja kui sa seda mõistad, siis, ja sina oled neutraalses selles foonis, eks ju, kas paelaga või paelata, selle punase käepaelaga või käepaelata või mingi kaitsetalismanita, sina oled omas foolis, siis need mürginooled lihtsalt pidurduvad enne sinu aurat ja teevad otsa ringi paindlikult, lähevad tagasi sinna, sest see on tegelikult selle inimese õppetund veel. Tema on jäänud sinna süsteemi veel seda õppetundi spetsiifilist kordama. Ja see ei ole sinu ülesanne seda päästa, kuigi ma ju ütlesin, et see on aspekt sinu eelmisest elust, sina oled seda läbi kogenud juba teinud. Aga nüüd, kus sa oled teadlik, sa ju päästad iseennast kui tervikut. Ära mine endast välja. Need, kes päästavad teisi, neil on kõige rohkem ainult nagu mitte integreeri oma teemasid, vaid päästavad ainult välist, siis neil on kõige rohkem tööd vaja teha just endal seal. Aga kui sa nagu sisetööna, näiteks on kursus täis inimesi, osad vaatad, tal on see teema, kõik fookus on väljaspoole. Osati on see õpe ka su enda kohta, aga selle sinu terviksüsteemi kohta, sinu kui suguvõsa süsteemi kohta. Et teada, mis ma siis eelmises elus olen teinud ka. Aga sa lähed ju kursusele, et olla parem versioon enne seda kursust iseendana. Fookus, kui sa lood endale, siis ka väline korrastub. Ära võta midagi isiklikult väljaspool. Kehtesta ennast, aga niimoodi, et sa ei tee liiga teistele. Kui keegi teeb sulle liiga, sa võid tahta samade kaartidega mängida ja tead, kui ma päris aus olen, siis mängigi. Vahel on vaja sellistele, kes on harjunud teistele liiga tegema, samade kaartidega mängida. Ka Transurfing kirjutab sellest, et vahel see on ehmatav pullidele, kui sa actually mängid samade kaartidega, korraks teed neile šokiteraapiat ja mängid samade kaartidega vastu. Korraks teed neile asja selgeks, näitad neile peeglist, et kuidas nemad, mis võtteid nad kasutavad ja siis tuled tagasi enda keskmesse. Kui miski muu ei aita, on see vajalik. Siis sina oled neile teatud mõttes tulevikuversiooni kinnitus, et nii edasi ei saa. Ja see on okei. See ei tähenda, et sa saad nüüd karma kaela. Vahel me tuleme teineteisele midagi õpetama, peegeldama. Ja see ongi see, et sina olid eelmises elus võib-olla ka nii, aga selles elus sa valid teisiti ja lood teisiti läbi selle teadlikkuse. Ja tegelikult see lõngakera, see oli justkui nagu mingi karmaatiline, nagu midagi oleks langenud. Minu jaoks oli seal Sossimest üles minnes nagu midagi oleks nagu langenud, mingi nagu hirm või tegelikult me paneme need paelakesed ju ka läbi, mingi hirm on inimeses, kui ta seda teeb. Et ta tahab kindlustada seda. Aga kui sa loobud sellest kõigest, siis selles on ka oma vägi. Selles on ka oma jõud ja toredus ja kergus. Ja mis siis oli kunagi üks mäng. Selles on oma tegelikult selline loodusrahva mantra, eks ju, ja mis siis. Mitte, et ma ütlen, et ole ignorant, aga jah, seda ma tahtsingi öelda, et mõnikord me võime ka mõelda, et näiteks meil on vanemad või vanavanemad
ja üks on nendest väga aktiivne, teeb mitmeestööd. Füüsiliselt on näha, et tema pühendab ja panustab, aga teine on justkui tagasihoidlik ja justkui nagu eemaldunud või hüljanud sinu või kõike teinud, on ju. Aga kas sa tahad teada midagi? See on tegelikult yin-yang. Ma tahan sulle panna südamele seda, ja sina oled tihti väga võib-olla pahur selle pärast, et üks panustab ja teine üldse ei hooli. Et seal ei ole tasakaalu vanemate panustamisel lapsele. Ei, kuula mind ära. Mul tuleb üks mõte sellega seoses, mäletad, Jumal, mingi lugu selle Jeesus Kristuse Jumalaga oli see, et kus sa olid, on inimene siis kaebleb, on ju, et kus sa olid, kui mul oli kõige raskem. Et ma näen, et liival on ainult 2 jäljed, mitte tähendab 2, tähendab 1 inimese jäljed, 2 jälge. Mitte, kus sa olid mu kõrval, kui sa ütled, et sa oled mu kõrval, mu selja taga kogu aeg olnud, siis miks ma näen kui mul on kõige raskem olnud, miks ma näen liival ainult oma jälgesid? Jumalale ütleb, on ju. Või siis sellele vanemale, kes justkui nagu on rohkem eetertasandil. Kas ta ei olnud su kõrval, kas ta suri ära või sul ei ole vanemaid olnud kõrval. Siis ta vastas nii, aga ma hoidsin sind sellel hetkel. Sellepärast on 1 jäljed. Et sama on ka selle 1 vanemaga, vaata yin-yang, ja siin ma ei tahaks panna raamidesse, et naisenergia või naine-mees, vaid ma tahan öelda naisenergia, meesenergia. Vahel on see mees, kes on rohkem eetertasandil kaitsja, vahel on see naine. See oleneb, kellel on rohkem maskuliinsust, kellel on rohkem feminiinsust. See feminiin energia on, ja see võib olla ka meesterahvas, on see hingeenergia, kes siis on rohkem kaitsev eetertasandil. Ja siis võib tunduda, et ta nagu ei olekski olemas. Kuid sa ei kujuta ette, mis võitlusi ta spirituaalses maailmas sinu hüvanguks on teinud või teeb. Ta lihtsalt ei räägi sellest, ta lihtsalt ei kiitle seda. Ta võib-olla ei väljenda ennast sinu armastuse keeles, kuid ta on sind tulihingeliselt kaitsnud või toonud sulle mingeid õnnistusi. Vaikides, armastades sellisel moel. Ja see on väga külluslik, tundekülluslikul moel, aga ta ei julge seda väljendada. Kas tunneb, et äkki ta on liiga pehmo siis või nagu, et ta ei taha tunda ennast feminiine nõrgana. Kuid tegelikult see on alahinnatud panus, mida see vanem võib teha. Ta võib-olla on rohkem spirituaalne ja vaimne, hingeline. Teine rohkem võib-olla maine. Ja sulle jääb mulje, nagu sa tegelikult oled üksi kõndinud, et sul on üks vanem nagu ära olnud, aga see võib olla kas teispoolsuses see vanem või elavate kirjas lihtsalt hinge tasandil, ta tihti mõtleb su peale ja soovib head, ta tunneb head, suurt armastust, aga ta hoiab seda tagasi, ta ei väljenda seda, ta ei pane seda tegudesse maises plaanis, vaid ta teeb seda energeetilises, mis on ääretult oluline samamoodi, sest spirituaalses maailmas, energiamaailmas on väga palju selliseid ka vaja kaitsta. Nii ongi, et maskuliin kaitseb füüsilises maailmas ja feminiin kaitseb meid spirituaalses maailmas tavaliselt. See on yin-yang, niuke tasakaal. Tajude. Ühel on rohkem tajud, tunded, voolamine, manifesteeringud, teisel on rohkem selline praktilisus ja teemad. Muidugi on hea, kui me iseendas tasakaalustame need mõlemad, igaüks. Et see ei ole nii, et ainult neid nii, siis neid nii. Eesmärk on, et me tasakaalustaksime mõlemad ja me ei kaoks ei ühte ega teise ära, vaid meil oleks tasakaal. Nagu puhkus ja aktiivsuski. Et ära anna hinnanguid, et keegi ei ole sul kohal olnud või öelnud sulle häid sõnu täpselt just nagu sina tahad või vajad.
sa kunagi ei tea, kuidas keegi tegelikult on sind kaitsnud, hoidnud, mis võitlusi, energeetilisi võitlusi on ta läbi pidanud, et hoida sind, sest sa oled talle kullast kallim. Aga ta ei pajata seda, ta ei kiitle seda, aga ta on sind vaikselt armastades õnnistanud. Ja see on tuntav, kui sa avad oma südame ja meele sellele. See on tuntav. Ja see on tuntav ka nii, et kui sa sellele nagu tänutunnet ei osuta, sellele allikale, siis see võib kokku kuivada, see küllusallikas, ja ära kaduda. Ja siis on see tuntav vägagi, sest siis kaob see õnnistus ära. Aga kui sa seda mõistad oma isiklikus dünaamikas, siis su elu on täisväärtuslikum. Ja sa mõistad ka sõnadeta või tegudeta. Sa tunned selle ära, sa tead. Nii et see lõngakera see, et vahel on vaja oma tööriistad varna riputada. Kui see annab sulle kindlust, jätka samas vaimus, aga mu mõte on seda, toeta seda paelakest või kaardikest oma sisemise väega eeskätt, sest see on sinu tõeline ressurss, sinu tõeline tööriist, mis on alati sul olemas kaasas. See ei kulu ära, see ei lähe katki, see on sul olemas, sa hoiad seda, sa väärtustad seda. Sa toidad seda, sa oma usalduse ja usuga. Ja kui sa veel ei tea, millest ma räägin, mis see sisemine vägi ja kuidas sellega kontakti saada, tule minu Reiki kursusele, e-kursusele, omas tempos saad vaadata, kogeda, praktiseerida. Reiki e-kursus, jah, mu enda loodud 3 etapis materjali kokkuvõte alates 2013 aastast kuni praeguseni, ehk siis 13 aasta materjal pandud sinna sulle jagamiseks. Väga põnev, elu muutev kursus on see, tule vaata. Et just nimelt Reiki õpetaja on mul ka öelnud seda, et erinevad kristallid ja teemad vahel on, kui sa loobud, see on nagu restart, see on nagu usaldad ennast, usud ennast ja veelgi puhtam, võimsam, sügavam on see protsess siis. Selline hommikune sõnum sulle 13. ja reedesse, et me ise loome oma õnne ja läbi väljakutsete raskuste me läheme sealt edasi, siis me läbime. Et just nagu me oleme sündinud siia ilma, meil siiruviiruliselt elu toob meie teekonnale sarnaseid mustreid. Tead, et sünnikanali läbimine või siis oli see kellelgi keisrilõige, kas loomulikul teel või siis keisrilõikena. See, kuidas see oleneb. Aga mu mõte on see, et kõigil on alati lahendus. Me jõuame alati, kõik õnnestub lõpuks. Ja hingamine aitab. Kõik teavad, kõik emad teavad, hingamine, sügav hingamine on see, võlu, vägi ka samamoodi. Kõik need asjad, mis ei ole asjad, nagu hingamine, usk, usaldus, visualiseerimine paremasse, edasi liikumine. Pane tähele, need on kõik sellised baasid, integratsioonid. See näitab, et mingid teemad on integreeritud sul ja sa usaldad ennast ja elu rohkem. Need on kõige väärtuslikumad, aga me võtame vahel neid elementaarsena. Kui siit sind midagi kõnetas, tule seansile, pane like, tule järgi mu lehte ja kohtume taas.